vallas on aga lepitamatult tülli läinud tuuleparkide pooldajad ja vastased. Ühel pool rindejoont on vallavalitsus ja arendajad, teisel pool paljud kohalikud elanikud, keskkonnaaktivistid ja erakondadega seotud huvigrupid. Valla tuuleparkide eriplaneeringut tutvustati 2 rahvakoosolekul. Esmaspäeval seisid Põltsamaa kultuurikeskuse ees 10 meeleavaldajad. Saalis toimunud mõttevahetuse kaaperdasid aga üle Eesti kohale sõitnud keskkonnaaktivistid ja poliitikud. Ka eile õhtul kõik soovijad Pajusi rahvamäe saali ei mahtunud, kuid vallas mitte elavad poliitikud ja keskkonnaaktivistid said sõna alles koosoleku lõpus. Põltsamaa vallavalitsus hakkas tuuleparkide teemaga tegelema 2021. aasta detsembris. Kui osaühing Irbeni praegu siis Utilitas Wind, kes esitas meile taotluse eriplaneeringu algatamiseks, selleks, et selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad Põltsamaa vallas. Aga siis esitas ka samasisulise taotluse meile Enefit Green. Põltsamaa vallavolikogu algatas eriplaneeringu, et täita valitsuse püstitatud taastuvenergia eesmärke. Kui esialgu nähti võimalust ehitada tuulikuid 10 piirkonnas, siis nüüd on sõelale jäänud vaid 5 tuuleparki, kuhu võib kerkida 67 kuni 270 meetri kõrgust tuulikut, mille kaugus elamutest peab olema vähemalt 1 kilomeeter. Üks ala on siis siin Adavere ümber ehk siis Kalmeküla ja Põltsamaa linna vaheline ala. Siis on Tapiku Vägari kant ja täitsa seal Tapiku Lahavere tagumine kant vastu siis Järvamaa piiri. Nii suur tuuleparkide vastaste hulk oli vallavalitsusele suur üllatus. Eile kostus ähvardusi nii arendajate kui ka vallavalitsuse suunas. Karjuti vahele. Kui te näete, et on rahvaalgatus, kus on üle 600 allkirja tuulikute vastu, siis mida te veel uurite? Eks me natuke arvasime ette ka, aga et nad nii suured ja nii palju Põltsamaa valda, see oli täielik üllatus ja see ajas mitte ainult minul kätt rusikasse, aga ka kogu kogukonnale. Need oleks hakanud pimestama minu elamist, varjutama, hulluks saanud minu koera, oluliselt vähendanud köögivilja kvaliteedi kasvu, marjapõõsaste kasvu. Ma ei kolinud selleks Tallinnast maale, et elada taluvustasu eest mingites ebareaalsetes ja ebanormaalsetes tingimustes. Tundub, et see kõik toimub kiirustades, me teame liiga vähe ja sellisel kujul olen ma tuuletööstuse vastu. Vallavalitsus plaanib nüüd tellida tuuleparkide sotsiaalmajandusliku ja terviseriskide uuringu. Kevadel tuleb rahvaküsitlus. Ja rahvaküsitlused korraldamise nõusoleku peab andma ikkagi volikogu, aga ma usun, et sellele ei olda vastu.